Sa meenud mulle iga kord, kui näen mõnd radiaatorit, ilmsi või unes. Ja ma ei mõtle neid valgeid esimestest antilatest tellitud, ei saa peita do not cover kleepsuga elektritoidulisi huugajaid. Ma mõtlen püsivamat väärtust. Ma mõtlen Malmist Madonnat. Igas põhikooli koridori aknasopis ma mõtlen raudkolakat, mille esimesi värvikihte ükski õpetaja ei mäleta. Sina oledki minu lapsepõlv kollases koolimajas, kus igal korrusel leidub mõni poiss või tüdruk, kelle põlvel radika küljest lahti ei tulegi. Ja mul kuivab sülg kurku, kui mõni täiskasvanu ootab põhjalikku seletust, et miks ma klassiõele midagi ütlesin. Ema ütles, et enesekaitse on lubatud, aga kõige kindlama peale minek on ikka vahetund radiaatori seltsis, sest siis ei tule kellegi teise emakooli. 3B, 4B, 5B, 6B, uskumatu, aga ka 7B, 8B, 9B ja niigi vedas, et poisse ei ole, muidu saaks rusikatega ka. Põhikooli lõpuks olin silmside vältimise Euroopa meister ja parkisin end vahetunni alguses radika külge, nagu ikka. Vaatasin 3. korruse aknast, kuidas inglise keele õpetaja autol signa maha võtab ja minema sõidab keset päeva. Veab tal. Ühel hommikul oli keegi peaukse kõrvale kirjutanud markeriga kollane hullumaja. Ja mina mõtlesin kõigepealt, et issand kui jube. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas sa teadsid? Kes see inimene on, kes teab seda päriselt? Vaatasin kõiki koolikaaslasi sel päeval teisiti ja tundsin mingit kauget ühtsust selle tõetera kirjapanijaga. Teadsin, et ta pole minu klassist. Minu klassis ei ole nii intelligentsid inimesi. See peab olema keegi vanem, võib-olla 9. sest ainult võimalust läbi lüüa on 9. klassi saada, sest siis sa tead, et see on viimane aasta antud juhusliku komplekti inimestega, kelle suhtumine sinusse määrab sulle hoiakut terveks eluks. 15. eluaastaks teadsin 3 erineva välimusega radiaatorist ja 18 haigusest, millesse sooviksin, et nakatuksid ja seetõttu enam kooli ei tuleks. Olen ka soovinud, et sinu last kiusataks samamoodi. Et sa näeksid, kuidas ta kannatab või et sa hoopis ei tunnekski huvi ja ta kannataks veel rohkem. Võib-olla oleksime sinuga järgmistes eludes hoopis headeks kaaslasteks. Hoiaksime kiusajate eest kokku, sööksime radika ääres täistera rukkipala ja aprillipäike paistaks peale ja see tähendaks, et kooliaasta lõpuni on ainult paar kuud veel. Võib-olla oleksime koos kiusajad, näriksime peale tunde jäetuna koos ärevusest pliiatseid ja saaksime veremürgituse. Grafiit oli suus ja kepp oli käes. Tahaks naerda selle kõige üle ja seltskonnas naerangi. Mõni praegune tuttav räägib, kuidas ta käib meeleldi kooli kokkutulekutel ja mul jääb omaenda kurku kinni.